Ma olen hästi pikka aega võtnud hoogu selleks, et rääkida sinuga lähemalt ühest emotsioonist, mis on mulle päris pikka aega juba huvi pakkunud. Ennekõike selle mitmekülgsuse, sügavuse ja selle mõju pärast, mida see emotsioon avaldab meile nii isiklikul tasandil, kuidas see tegelikult muudab meid mürgiseks, toksiliseks, apaatseks ja kuidas see tegelikult mõjutab ka meie inimsuhteid ja muuhulgas, kuidas see tegelikult mõjutab meid ka ühiskondlikul tasandil. Ja tegemist on emotsiooniga, mida me kõik tunneme, sõltumata enda vanusest, enda soost, etnilisest kuuluvusest. See käib inimkogemusega kaasas ja tegemist on sellise emotsiooniga, mida meid on õpetatud maast madalast eitama, tühistama, valeks tegema, häbenema ja varjama. Ja just nimelt seetõttu saab see emotsioon nii võimsalt kasvada, meid ussitada, hävitada, hinge seest ära süüa ja mürgitada ka kõiki meie jaoks olulisi inimsuhteid. Küllap sa võid juba aimata, et ma räägin sulle kadedusest. Ja mul on selline tunne, et kadedusest ma räägin suga veel päris mitmel korral, sellepärast et seda kõike on nagu nii palju, et seda ei ole võimalik ühte videosse kokku panna ja ma ei taha sulle ka kuidagi mingeid asju või ma ei taha endale mingeid asju lihtsalt kuidagi kirja panna, neid sulle ette lugeda. Ehk siis kadedus on tegelikult miski, millega seoses meil Eestis on päris korralik kollektiivne haav. Eestlastena meie siin, me oleme valdavalt kogu aeg olnud mingisuguse võõrvõimu all. Meil on väga omane see selline talupojalik suhtumine, come on, taaskord ei väsi kordamast, aga päris orjus oli meil päris asi. Ei ole lihtsalt midagi, millest me loeme kusagil ajalooõpikutes. See on tugevalt mõjutanud meie esivanemaid, see on kujundanud, vorminud nende suhtumist, nende maailmavaateid. Ja seda kõike on põlvest põlve edasi antud. Samamoodi lähemast tulevikust, me räägime küüditamisest, päris asi. Ja ma usun, et ka sina oled kuulnud lugusid selle kohta, kuidas tegelikult küüditati neid, kelle peale kaevati ja tihtipeale kaevati nende peale, kelle peale oldi kadedad. Ehk siis sisuliselt olid ajad, kus siis kui sulle tundus, et sinu naabril läheb kuidagimoodi paremini, oli lihtne öelda, et näed, Nõukogude agent ja siis esitada mingisugune anonüümne kaebamisavaldus kuhugi ja tüüp küüditati kogu perega ära või siis võeti talt midagi ära. Nüüd, küsimus ei ole niivõrd selles, kas sinu vanemad olid kauged esivanemad, mitte nii väga kauged. Kas sinu esivanemad olid need, kes kaebasid või kelle peale kaevati või siis need, kes pidid kõrvalt vaatama, kuidas sellised asjad nende ümbruses toimuvad ja kartma enda vara pärast, siis see kõik oli päris ja see kõik on meid tänaseni mõjutanud. Mõjutanud on nii päris orjuse tahust, kõik need sõjad, mis siit on üle käinud, kõik need võõrvõimud, kelle all me oleme olnud, see kõik on kujundanud meie uskumusi, maailmavaateid. Ja ma täna julgen väita ja päriselt ka ma olen sündinud Eestis, ma olen rahvuselt eestlane, ma pean ennast eestlaseks, mis tähendab seda, et kui ma räägin eestlastest ja räägin sellisest nagu nii-öelda karjamentaliteedist, siis arvesta sellega, et mina paigutan ennast ka samasse patta. Aga me oleme võrdlemisi vagur ja kannatlik rahvas ja kogu selles vagurluses ja kannatlikkuses oleme meie endiselt kinni mõisapidaja mentaliteedis. Täna väga paljude jaoks on mõisahärradeks poliitikud, keda me justkui demokraatlikus riigis justkui nagu valime ise, aga tegelikult me vist hakkame juba aru saama, et ega meil seal otseselt väga suurt valikuvõimalust tegelikult ei ole. Et meil on ette antud mingisugused kandidaadid, meil on loodud illusoorne valikuvabadus, aga laias laastus vahet ei ole, kelle me valime, tulemus on ikkagi nagu sama. Ja mul tundub, et see on ka peamine põhjus, miks väga paljud inimesed on loobunud üldse valimast, sest nad saavad aru, et tegelikult nad on nagu jõuetud mingisuguse muutuse loomisel. Ja mulle väga meeldib, kuidas üks mu lemmikutest surnud meestest, Nietzsche, sellest kunagi juba rääkis ja tema rääkis nagu hästi paljuski sellest, et tegelikult sellised nagu justkui vooruslikud omadused said kunagi loodud võimulolijate ehk siis aristokraatide poolt.
Ja kuna väga paljud nendest voorustest olid kättesaamatud lihtinimese jaoks, noh, tollal oli see kihistumine oli hästi suur ja samas mulle nagu tundub, et me täna tegelikult oleme liikumas vähemalt Eestis ka sinna kohta, kus tegelikult seesama suur kihistumine hakkab toimuma, ehk siis keskklass hakkab kaduma ja hakkab üha enam võimenduma see niisugune nagu erinevus, noh, nii-öelda aristokraatide eliidi vahel, rikaste ja mõjuvõimukate vahel ja siis nagu nii-öelda lihtinimese vahel. Et see niisugune nagu hästi suur nihe on toimumas ja mulle tundub, et hästi paljuski need igasugused kummalised seadused ja maksutõusud panustavad sellesse, et osa inimkonnast siis vaesuks ja teine osa jällegi ebaproportsionaalselt rikastuks. Nüüd, kuna nendel ebaproportsionaalselt, tuleme siis tagasi Nietzsche juurde ja tema siis selliste vaadete ja sotsiaalsete teooriate juurde ja mees rääkis minu meelest väga tarka juttu kadedusest. Jällegi rääkis sirgelt, rääkis otse, rääkis ebamugavalt ja kõigile ohvrimeelsetele kohtadele meis endis on väga ebamugav seda kuulata. Mis tähendab seda, et ära võtta seda praegu isiklikult, mina räägin Nietzschest ja asjadest, millega mina täna selle surnud mehe puhul nõustun. Nüüd, tollal kunagi ammu. See, mida tema nägi, on see, et enamus vooruseid said siis loodud aristokraatide poolt ja need voorused olid kättesaamatud nii-öelda lihtalupojale, lihtinimesele. Mis omakorda selles lihtinimises tekitas väga suurt viha. Aga kuna sellel lihtinimesel puudus julgus ja puudusid ka ressursid selleks, et aristokraadile kätte maksta selle eest, noh ja come on, maailm oli ebaõiglane, ebavõrdne ka, on ju, aga ressursse ei olnud, et sellest kätte maksta. Noh, sisuliselt me täna näeme seda ka tegelikult Eestis. On väga palju inimesi, kes protesteerivad võimu vastu, aga samas nad ei saa mitte midagi muud teha, kui lihtsalt vaikimisi vihata, kritiseerida ja võib-olla mingisugust süümekaga manipuleerida, mida tegelikult ka Nietzsche juba tolle välja tõi. Siis otseselt midagi teha ei saa. Noh, see niisugune nagu mõisiku talupoja dünaamika jätkub, on ju. Nüüd Nietzsche ütles, et selleks mõtlesid tegelikult tollal talupojad välja, kasutades religiooni. Ta toob hästi palju sisse ka seda, et religiooni kasutati tollal väga paljuski selleks, et niisugust massteadvust luua, seda kinnitada ja mingisuguseid asju, elu ebaõiglust, ebavõrdsust endale õigustada. No nii-öelda siis nagu kinnitada seda ohvri rolli ja kuidagi muuta see niisugune ohvrimeelsus vooruseks. Mis tähendab seda, et siis just kui talupojad, räägin Nietzschest päriselt ka ära, võtta isiklikult. Nüüd Nietzsche lähenemise kohaselt siis talupojad lõid enda lähenemise voorusele ja hakkasid sildistama halvaks igasuguseid aristokraatlikke hüvesid. Nii-öelda kõrget intellekti, intellektuaalsust, võib-olla mingit puhtust ja korda ja edu ja materiaalseid hüvesid, et see kõik sildistati halvaks. Noh, tead, mõisapidaja on halb, on ju. Ja siis alandlikkus ja vaesus ja see niisugune nagu hea näo tegemine samal ajal, kui tegelikult salaja vihkad kedagi teist, niisugune kunstlik vagarlus ja ohvrimeelsus, et seda kõike hakati siis kuidagi nagu soosima, seda nimetati moraalseks ja vooruslikuks. Ja jällegi, mis on hea, mis on halb, need on sotsiaalsed konstruktid ja erinevad väga tugevalt sõltuvalt sellest, millises kultuuriruumis sa oled. Ma ei väsi seda kordamast, et see, mida me eestlastena peame heaks, siis Araabia maades oleks see kindlasti taunitav, see, mis Araabia maades on nagu normaalne, hea, siis meie jaoks on see vastuvõetamatu, taunitav, häbiväärne, tõenäoliselt isegi kriminaalkorras karistatav. Nüüd, inimesed lõid siis mingisuguse kogumi omadustest, mida nimetati heaks ja siis loodi ka lugu selle kohta, et kui sa vastad nendele omadustele, siis ühel päeval pääsed sa peale surma tõotatud maale. Nüüd, ega siis seeläbi need inimesed ei saanud, nende elu ei läinud sellest paremaks, lihtsalt neil tekkis mingisugune õigustus selleks, et püsida mugavamalt selles ebamugavas kohas, kus nad olid sunnitud elama. Ja paratamatult meile kõigile on omane ka täna igasugust kognitiivset dissonantsi endale õigustada. Me loome kogu aeg igal sammul endale igasuguseid lugusid selleks, et põhjendada endale mingisuguseid nähtuseid, mingisuguseid otsuseid, valikuid, olukordasid. See on nagu minu meelest A ja O, mida tasub enda puhul hakata teadvustama, märkama, on see, et ka sina, vahet ei ole, kui loogiliseks, ratsionaalseks ennast pead,
enamuse oma otsustest teed emotsioonide ajendilt, lihtsalt siis kasutad loogikat selleks, et needsamad otsused endale ära põhjendada ja maha müüa. Ja see on see, kuidas me niisugust dissonantsi enda sees kogu aeg kuidagi nagu õigustame. Ja kui me räägime sellisest sotsiaalsest kihistumisest, siis üks erakordselt ebamugav koht, mida endale tuleb tunnistada, on tegelikult see, et me elame ebaõiglases, ebavõrdses maailmas ja me näeme seda täna enda ümber, kui me räägime sellisest puhtalt nagu sotsiaalsest või majanduslikust tasandist, siis me peame tunnistama seda, et täna, kui ma ei eksi, kas see oli mingi 1% inimesi või 3% inimesi, sisuliselt valdavad, juhivad ja majandavad suuremat hulka ressursse, kui see on siis nagu enamuse ülejäänud inimkonna käsutuses. Ehk siis võim, ressursid, raha, materiaalsed hüved on koondunud mingitesse väga väikestesse, väga kitsastesse ringkondadesse ja olgem ausad, see on läbi elu olnud alati nii. Nüüd, kui sa sünnid sellisesse perekonda, siis otse loomulikult sellega kaasnevad mingisugused ebaõiglased hüved nagu puhtalt läbi selle, et sa kuhugi sündisid. Ja need on nagu need kohad, kus ma tegelikult pidevalt tuletan endale ja paljudele mind ümbritsevatele inimestele, nüüd ka sulle meelde seda, et tegelikult teatud mõttes juba läbi selle, et me sündisime Eestisse, me oleme priviligeeritud. On väga palju muid riike, kus inimestel ei ole neid hüvesid, mis on meil. Vahet ei ole, kui palju me vingume, hädaldame, aga ma ütlen vähemalt nagu naisena, on ju, et mina olen küll tänulik selle eest, et ma sündisin Eestisse, mitte kuhugi Araabia maadesse. Nüüd, kui me tuleme tagasi selle juurde, et elu on ebaõiglane, ebavõrdne, siis seda on keeruline, seda on valus tunnistada. Ja senikaua, kuni me tunneme, ajame taga seda mingit õiglust, mida tegelikult ei ole, siis me kogu aeg, meie tähelepanu on mujal, meie tähelepanu on nagu sellele, et kuidas kellelgi on rohkem või kellelgi on nagu paremini kui meil, mis tähendab seda, et me ei pööra tähelepanu sellele puudusele, esiteks, mis on meie endi sees, teisalt me ei pööra tähelepanu ka sellele küllusele, mis meil on, ehk siis nendele kaartidele, mida elu on tegelikult meile endile kätte jaganud. Nüüd, ma usun, et sa oled kuulnud väga paljusid inimesi rääkimas sellest, et vahet ei ole, kust sa alustad, see ei defineeri seda, kuhu sa välja jõuad. Ja õnneks meil tänapäeva maailmas on päris palju inimesi, kes ka elava näitena seda kinnitavad, et on võimalik alustada väga kehvast kohast, sündida nagu nii-öelda sotsiaalselt kõige madalamasse kihti, aga ennast sealt üles töötada, välja töötada. Ja need inimesed on inimesed, kes ei ole mitte jäänud kinni kadedusse ja ohvrimeelse loo kinnitamisesse, ehk siis ei ole lihtsalt, et nagu ma sündisingi sellisesse kohta, näed, mul ongi, ma ei tea, vanemad mind ei armastanud, mulle ei pakutudki seda haridust, mul ei olnud võimalik seda või toda saada, vaid nad võtavad ja otsustavad, et okei, davai, ma tahan paremat elu. Ma tahan midagi enamat, ma tahan jõuda kuhugi, kuhu võib-olla minu esivanemad või minu külast pole mitte keegi varem jõudnud. Ja see nüüd on see sihuke individuaalse vastutuse tee, see on erakordselt ebamugav, see nõuab sisemist julgust, sisemist jõudu. Ja see nõuab tegelikult ka väga paljuski selliste allasurutud pisendate ihade aktsepteerimist, tunnistamist ja nende najalt mitte emotsionaalselt, mitte reaktiivselt, vaid süsteemselt, strateegiliselt ja teadlikult tegutsemist. Ja see on nüüd ka miski, mida tegelikult läbi paljude religioossete põhimõtete ja ma tahan rõhutada seda, et ma ei räägi siin mitte sellest, ma olen usklik inimene, lihtsalt ma ei poolda religiooni, päriselt ei poolda, eriti siis, kui me räägime religioonist kui massteadvuse, massijuhtimise vahendist ja väga paljud religioosseid printsiipe on siiski kasutatud läbi aegade selleks, et hoida suuremat hulka inimesi kergesti kontrollitavas, ohvrimeelses kohas ja väga paljuski on manipuleeritud paljude maailma kõige laialt levinumas raamatus kirjeldatud seaduste või põhimõtetega selleks, et siis teenida võimul olijate hüvesid ja kasusid. Nüüd, kui me räägime nendest mingitest põhimõtetest ja printsiipidest, mis meile on üle antud, mis meil on peale surutud, keegi küsinud, kas need ühtivad meiega või mitte, siis väga paljuski sellised kristlikud põhimõtted ja ma tean, et ma torgin praegu hästi ohtlikku magavat lõvi, aga ma absoluutselt ei tühista usku kui sellist, ma lihtsalt räägin mingitest põhimõtetest, mida võiks hakata kahtluse alla seadma ja individuaalselt, sisemiselt endast lähtuvalt, aga väga paljuski sellised kristlikud põhimõtted muudavad valeks ja tegelikult loovad ka siis soodsa pinnase kadedusele, aga tühistavad meie sisemisi ihasid ja ambitsioone.
ja soosivad sellist kunstlikku võltsi vagurlust. Noh, et lepi nende palukestega, mis sulle antakse, ole nende eest tänulik. Ja ära saa must valesti aru, tänulikkus on oluline. Aga samas jällegi, ma näen siin ka nagu ka täna ka Eestis hästi ohtlikku trendi, eriti sellises spirituaalses ringkonnas, noh, kus sisuliselt tuleb olla nagu justkui tänulik kogu aeg kõige eest. Ja seal taustal on ohvrimeelsus, et on olemas selline nagu tõeline tänulikkus. Minu jaoks on see nagu tunneseisund, midagi, mida ma teinekord täiesti spontaanselt tunnen siis, kui ma näen päikest Eestis või ma ei tea, keegi kuidagi suhtlen kellegiga. Noh, tead, see on lihtsalt nagu miski, mis lihtsalt minu jaoks, vähemalt minu enda jaoks sünnib mingi hetk spontaanselt. Ma võin seda peaga püüda kunstlikult luua, noh, stiilis, et mul on endal kehvasti, siis ma tuletan meelde, et Afrikas on nälgivad lapsed, neil on veel hullem, on ju. Ja siis ma nagu ütlen endale, et ma peaks olema tänulik sellest, mis on, aga tegelikult ma ei tunne seda tänutunnet. Ja see on minu meelest üks selline hästi ohtlik endale valetamise koht. Ja on olemas selline kunstlik tänulikkus, toksiline tänulikkus, toksiline positiivsus, toksiline alandlikkus, noh, et stiilis, et olen hullult kehvas suhtes ja siis selle asemel, et võtta vastu otsus, leida julgus, et liikuda edasi ja võib-olla teha enda sees mingisugune muutus selleks, et mul oleks võimalik tulevikus luua teistsugune suhe teistsuguse inimesega, siis ma tegelikult kogu aeg muudkui tänan seda teist inimest selle eest, et oi, näed, et aitäh, et sa mind peksad, see aitab mul seeläbi nüüd kasvada või ennast armastama õppida või aitäh, et sa mind alandad, sa nüüd aitad mul õppida, ma ei tea, piire seadma, ennast kehtestama, mis iganes, on ju. Et on olemas koht, kus me tegelikult läbi siis sellise kunstliku vagurluse, leplikkuse pisendame, surume alla seda ülimalt olulist vitaalset eluenergiat, mis võiks aidata meil astuda välja mugavustsoonist ja muuta võimalikuks selle, mis võib-olla on olnud sinu suguvõsa, sinu pere jaoks varasemalt võimatu. Ja eneseusul on siin ülisuur roll. Nüüd, kui me räägime kadedusest, siis tavaliselt kõige kadedamad on need inimesed, keda on hästi palju madaldatud, kelle ihasid, soove, unistusi on väikesest peale juba valeks tehtud, piiratud. Ja kadeduse seeme tegelikult hakkab idanema ühest küljest kultuuriruumist, on ju, teisest küljest jälle lapsepõlvest. Taaskord rõhutan kohe, vanemaid ei ole mõtet süüdistada, nende peale ei ole mõtet näpuga näidata, tegid oma parima, ei olnud neil kerge, nemad said ka oma kogu selle seljakoti sisu enda vanematelt, kunagi mingis ajas vastas see tõele, oli valiidne. Sina oled siin ja praegu, sul on võimalik enda jaoks väga palju ära teha. Ja alustada tuleb sellest, et kadedus on sind mõjutanud, kadedus on pannud sind tegema nõmedaid asju, kadedus on pannud sind mürgitama ennast ja sinu suhteid ja kindlasti hirm kellegi teise kadeduse subjektiks saada on pannud sind ennast tagasi hoidma, pisendama, mugandama, mingeid asju mitte tegema. Nüüd, kui me tuleme siis veel korra tagasi selle juurde, et kadeduse all on meil valeks tehtud, alla surutud, pisendatud iha ja selle juured on lapsepõlves, siis ülioluline on aktsepteerida seda, et mitte keegi meist lastena ei saanud seda, mida me ihaldasime. Meil kõigil on sügavaid haavasid, mis on seotud sellega, et midagi meie jaoks olulist, midagi, mida me väga-väga tahtsime, oli meie jaoks keelatud. Hästi tihti me lõime jälle needsamad kognitiivne dissonants, on ju igasugused seosed, mida me väikestena lõime siis, kui meile midagi ei selgitatud. Noh, oletame, et sa täiega ihaldasid mingisugust nukku, olid täiega tubli, hullult pingutasid selle nimel, nägid vaeva, täiega olid tubli tüdruk ja siis sulle kingiti jõuludel, jõuluvana tõi, sest sa veel ei teadnud, kuidas kogu see mäng käib, on ju, mingi suurem sinust eraldiseisev jõud tõi sulle hoopis mõmmiku ja paari sokke. Ja siis sa nägid, kuidas näiteks su sõbranna sai jõuludeks selle nuku, mida sa nii väga tahtsid. Ja siis ta täiega mängis sellega, nautis seda ja kõigil teistele tüdrukutele lasteaias või koolis ka hullult meeldis see nukk, tahtsid ka sellega mängida, see tüdruk sai hullult populaarseks tänu sellele. Ja sulle on need šokid ja see mõmmik teeb ju haiget. Ja meil kõigil on neid mõmmiku šokkide, nukkude olukordi. See on lihtne näide, ma võiksin näiteid sulle lõputult palju siin tuua. Kadedus väga tihti lokkab, eriti just sellistes lähedastes ringkondades või vähemalt saab alguse selliselt hõimu tasandilt. Ehk siis lihtne näide on nagu see, et võib-olla sul on õde-vend, kes väikesena sai rohkem mingisugust kiitust, tunnustust, vanemate tähelepanu.
see on muide see koht, kus tegelikult väga, väga tihti laste vahel tekib see niisugune hõõrdumine, kus nagu mingid lapsed hakkavad lööma teisi lapsi, sest nad on vihased selle peale, et teine saab midagi, mida nemad tahavad, mida nendel ei ole. Ja kadedus ja armukadedus on väga erinevad nähtused. Ma arvan, ma nendest räägin, kadeduse ja armukadeduse erinevusest räägin ma sulle mõni teinekord lähemalt. Aga kadedust tuleb aru saada, kadeduse vundament tuleb juppideks lahti võtta ja minu meelest on ülioluline aru saada, et kadeduse väljundiks väga tihti on viha ja kuna sellist nagu reaktiivset viha, et ma olen su peale kade, siis ma tulen ja annan sulle vastu hambaid, seda on meil sotsiaalselt nagu kuidagi valeks tehtud, meid on karistatud selle eest, meid on väikesena selgeks tehtud, et teist lüüa ei tohi, et kui sa nagu kellegi peale vihastad, siis sul tuleb see viha kuidagi nagu alla neelata, seda eitada, see valeks teha ja kogu selline allasurutud viha, selle all on tegelikult tohutu kurbus ja pettumus. Ehk siis kadeduse alt me tegelikult leiame sisemise tühimiku, midagi, mis kunagi oli või on tänaseni sinu jaoks ülioluline, aga mida sul mingisugusel põhjusel ei olnud võimalik saada või saavutada. Nüüd hästi tihti kasutasin sul küll nagu nukku näitena, aga tegelikult küsimus ei ole niivõrd nukus. Ülitihti on seal taga ikkagi kas siis kellegi hool, armastus, väline validatsioon, kuuluvus, sügavamad emotsionaalsed vajadused. Ja sellele pööratakse üliharva tähelepanu, hästi kurb on vaadata, kuidas kadedus meie hulgas lokkab, aga samas jällegi me muud ei tee, kui ainult tühistame või kuidagi häbistame seda. Ära ole kade. Just üks nagu kõige rumalamaid asju, mida öelda kadedale lapsele, hiljem täiskasvanule või iseendale, on see, et ära ole kade. Või siis hakata veel tundma süüd ja häbi sellepärast, et sa tunned emotsiooni, mis on omane meile kõigile, mis tegelikult viitab ja toob nähtavale meie sisemised tühimikud, meie alateadlikud ihad, kõik selle, mis me oleme alla surunud, alla pakkinud, mis võib-olla tänu ühiskondlikele normidele oleme me enda sees valeks teinud, kus me tegelikult hakkamegi nii-öelda nagu enda sees kinni mätsima ja alla suruma erakordselt võimsat vitaalset eluenergiat, mis saab aidata meil teha enneolematuid tegusid, julgeid tegusid ja parandada nii enda isiklikku elukvaliteeti kui ka meid ümbritsevat maailma. Ehk siis kadeduse tühistamine, eitamine, seepärast see ongi nagu nii keeruline ja mitmekülgne emotsioon, sellepärast et seda on nii palju tühistatud ja häbistatud ja sellepärast see saabki nagu lokata salakavalal ussitaval moel. Ja see ei ussita mitte ainult ühiskonda, teisi inimesi, vaid jällegi see, kes nii-öelda võtab sisse mürki ja loodab, et teine sureb ära, mürgitab kõige rohkem iseennast. Kadedus on üks nendest emotsioonidest, mis mürgitab kadedat inimest kõige enam, aga levib katkuna igale poole. Niisiis, kadeduse alt me tegelikult leiame kurbuse ja see kurbus tuleb tuua nähtavale ja tuleb ära kogeda. Elu oli ebaõiglane, eriti siis, kui sa väike olid ja sulle ei antud kõike seda, mida sa tahtsid ja vajasid. See, kas sa saad ka välises võtmes, näiteks asjade maailmas, see, kas sina saad selle, mida sa ihaldad, sõltus väga paljuski sinu vanematest ja jällegi sellest, et millisesse nii-öelda sotsiaalsesse klassi sa sündisid, millised olid sinu vanemate prioriteedid, väärtused või võimalused. Ja üks lihtsamaid asju, mida tollal siis tehti, oli see, et tehti sinu ihad valeks. Ma ei tea, milleks sul seda nukku vaja on, nagu toit on laual, katus pea kohal, need on päriselt olulised asjad. Ja mida väga tihti tegelikult ka meie vanemad tegid heas usus ja jällegi ühiskond on sellesse teistmoodi panustanud, aga väga tihti meie vanemad heas usus tegelikult ka kuidagi pisendasid ja madaldasid meie ootuseid ja meie unistusi. Valdavalt ma usun, et selleks, et kaitsta meid selliste valusate pettumuste eest ja ette valmistada meid karmiks maailmaks, selleks tegelikkuseks, mis oli tegelikkus siis nende jaoks ja nende esivanemate jaoks. Aru saamata, et nad tegelikult sellega teevad meile korraliku karuteene. Kadedus on eriti aktuaalne siis, kui väikesest peale on sind madaldatud ja sind pisendatud, sind alla surutud ja kui sa oled nagu tahtnud midagi suurt, tahtnud saada, ma ei tea, võib-olla lauljaks või tantsijaks või elada mingit harukordset elu või siis saada mingisuguseid kalleid asju, siis suure tõenäosusega sulle vähemalt mingites kohtades toodi siin maa peal tagasi ja öeldi, et see pole võimalik. Ja tutvustati sulle neid valikuid, mis on sinu jaoks võimalikud ja siis öeldi, et sa pead olema tänulik selle eest, mida sa ei taha. Sest midagi paremat nagu sa nagunii saada ei saa.
Nüüd, mida vähem on taustal niisugust nagu enesekindlust, eneseusku, mida muide vaakumis ei ole võimalik kuidagimoodi kogemuslikult saada, eneseusk ja eneseusaldus kasvavad ainult läbi tegutsemise, mis tähendab seda, et tegutsema tuleb hakata enne, kui sa päris valmis saad. Aga nüüd, mida kehvem on sinu minapilt ja mida rohkem on sind madaldatud ja pisendatud, mida vähem sa usud iseendasse, mida vähem sa usud enda võimesse saavutada seda, mida sa päriselt saavutada tahad, mida vähem sa usud sellesse, et sul on võimalik enda ihad muuta reaalsuseks, siis seda rohkem on sul oht kinni jääda kadedusse, kogeda kadedust ja kadedus muudab tohutult apaatseks, depressiivseks, mürgiseks ja toksiliseks. Kadedus mõjutab väga tugevalt vaimset, emotsionaalset, mentaalset ja ka füüsilist tervist. Ja mul on hüpotees, et kadedus on meil väga tugevalt seotud väga paljude vaimset tervist puudutavate probleemidega. Nüüd, kadedust ei saa keegi teine sinu puhul korda teha. Kadedust ei saa väliselt tervendada. Kadedus on miski, mis tuleb ühest küljest juppideks lahti võtta. Laias laastus mina näen seal 2 teed. Üks on see, et Jungi tee on ju, et pööra tähelepanu sellele, et millised inimesed siis trigerdavad sind on ju. Ja pööra tähelepanu sellele, mida siis kadeduse emotsioon, millised inimesed vihastavad sind, milliste inimeste suhtes tunned sa vastikust. Ja mis on siis see, mida tegelikult need inimesed sinu puhul nähtavale toovad? Mis on see ühine nimetaja nende inimeste puhul? Ülioluline ongi siin seesama objektiivsus, see niisugune teadliku vaatleja positsiooni ja enesereflektsiooni oskuste arendamine, mis ei ole lihtne, aga kui sa seda ei alusta, siis ega sa kunagi sellest paremaks ei saa. Ehk siis see niisugune teadlik nii-öelda alateadvusega varjutöö ja paljuski siin kõige enam meid trigerdavad või ajavad vihale ikkagi need inimesed, kes ühel või teisel moel juhivad meie tähelepanu meie mingisugustele valeks tehtud ihadele, mingisugustele kohtadele, mida me ise endale keelame, kes elavad sellist elu, mida me ei luba ise endal elada, kes võib-olla vabalt sirutavad tiibu kohtades, kus me ise hoiame end kinni enda loodud avatud uksega vanglas. Ehk siis üks osa on see selline, üks tee on alla surutud ihatee, ehk siis sellise alateadliku nähtavale toomine, mida mina teiste puhul kadestan ja kuidas mina saan sealt destilleerida selle sõnumi. Et mis on siis see miski, mis on minu jaoks nii oluline, aga mida ma endale ei luba. Kuidas mingisugune inimene, kes teeb midagi mingisugusel moel, kes saavutab mingis valdkonnas mingisuguse edu või kellel on võib-olla mingisugune suhe või mingi muu materiaalne hüve või staatus või võim või positsioon, mis iganes. Et kuidas siis tegelikult see emotsioon, mida mina tunnen selle inimese vastu, toob nähtavale selle millegi, mida ma enda puhul ei aktsepteeri, ei julge tunnistada, teen valeks, häbenen, ei julge kasutada, ei julge rakendada. See nüüd on üks variant, ehk siis kasutada kadedust edasi viiva jõuna. Saan kätte selle, mis on siis minu sisemine puudus, mis on see minu sisemine ambitsioon, sisemine iha ja siin on oluline alati minna sügavale ja seda võib-olla on keeruline iseendaga vähemalt alguses teha. Ehk siis hakata lahti koorima seda, et okei, et aga nagu kui ma nüüd kadestan kedagi teist tema võib-olla mingi sotsiaalse positsiooni pärast või sellepärast, kui palju tunnustavat tähelepanu ta pälvib, siis tegelikult ma ei kadesta mitte niivõrd seda positsiooni või siis kui ma kadestan kellegi teise välimust, siis kas ma ikkagi tahan selle teise inimese keha endale või ma kadestan seda, mis sellega kaasneb. Ja nagu ma siis juba mainisin, hästi tihti seal tegelikult on niisugused nagu sügavamad ihad. Kuuluvus, tunnustus, armastav tähelepanu ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nüüd teine viis, kuidas kadedusega konstruktiivselt toime tulla, on see, et on oluline seda emotsiooni, selle mitmekülgsust mõista ja see teatud mõttes nagu juppideks lahti võtta. Ehk siis mõista kadeduse anatoomiat. Ja see on nagu miski, millega ma olen siis ise kuidagi nagu pikka aega tegelenud, sest et see on mulle huvi pakkunud ja ilmselgelt on kadedus mõjutanud ja puudutanud mind. Mina olen ise olnud kade tüüp
mina olen ise kokku puutunud teiste inimeste kadedusega, ma olen väga palju seeläbi haiget saanud. Ma olen aru saanud, mul on väga palju aastaid kulunud selleks, et saada aru, et kadedus ja imetlus asuvad samal skaalal. Mind on väga palju huvitanud Eesti kollektiivsed taustaseosed. Kui sind huvitab see teema ka rohkem, siis panen sulle siia alla ühe lingi, kus sa saad muga läbi teha ühe pikema teekonna. Aga see teine viis, kuidas siis kadedusega toime tulla, on õppida tundma kadeduse anatoomiat ja õppida seda emotsiooni jupiti lahti võtma. Ehk siis saama aru, et me ei tunne kadedust, kadedus ei sünni tühja koha pealt ja kadedusel on alati vaja subjekti. Samamoodi nagu meil on neid teisi inimesi, kes tooksid meie varjud nähtavale, sellepärast et üksi vaakumis on väga keeruline, me ei saa seda peeglit endale vastu. Jällegi, asi ei ole teises inimesed, teised ei ole peeglid, olukorrad on ka üks asi, mida me ei väsi korrutamast. Aga nüüd selleks, et tunda kadedust, peavad täidetud olema mitmed eeltingimused. Ja üks nendest on see mingisugune samalaadsuse tajumine. No me ei kadesta aafriklasi, on ju. Ehk siis üks asi on puhtalt siuke nagu rahvuslik kuuluvus, on ju. Nüüd hästi tihti kadedus siiski lokkab sellistes lähedastes suhetes, lähedastes ringides. See on ka see, miks me kardame mugavustsoonist välja astuda, sellepärast et me kardame kokku puutuda selle kadedusega, õigemini nende tegudega, mida võib kadedus panna tegema meile olulisi lähedasi inimesi. No tead ju küll, et kui sa nüüd näiteks teeksid täna mingisuguse suure olulise elulise muutuse ja sul läheks väga-väga hästi, see põhjustaks väga palju ebamugavust ennekõike sulle lähedastele inimestele. Ja kui nüüd oletame, et sa oled näiteks käinud koolis ja koos mingite inimestega midagi õppinud ja siis sul hakkab järsult minema väga palju paremini kui nendel, siis ilmselgelt nemad tajuvad sinuga samasust, te ju õppisite koos, õppisite sama asja ja nüüd, kui sina kuidagi saavutad seal edu, siis nende inimeste jaoks on see erakordselt ebaõiglane. Ehk siis üks asi on see mingisugune samasuse printsiip. Mina sarnanen sulle millegi poolest. On tegemist siis nagu sooga, rahvusega, kõige sagedamini puudutab kadedus siiski õdesid, vendasid, naabreid, sugulasi ja sõpru. Sama puudutab siis ka neid samu koolikaaslaseid ja kolleege. Ma olen nagu sina, me tuleme justkui nagu samast kohast, me oleme sama asja õppinud, me töötame samal positsioonil. Ja nüüd tuleb mängu seesama ebavõrdsus. Sul läheb paremini kui mul. Sul läheb paremini kui mul on alati subjektiivne ja selle aluseks peab siis olema täidetud mingisugune muu eeldus. Mul peab olema millestki puudu. Nüüd, kui mina olen nagu sina, ja minul ei ole puudu sellest, mis sul on, siis ma ei kadesta sind. See on hästi oluline asi, mida nagu siin teadvustada. Kui me näiteks sinuga mõlemad elame samas külas ja sul on ilus maja ja mul on ilus maja, ma ei kadesta sind, kui ma olen rahul enda majaga. Ma ei kadesta sind ka siis, kui me elame samas külas ja sul on ägedam auto kui mul, aga mul on täiesti kamma kaks sellest, millise autoga ma sõidan. Ma ei kadesta sind ka siis, kui sul on õnnelik suhe ja mul on õnnelik suhe. Ehk siis me oleme samalaadsed ja mul on millestki puudu, mul on puudu millestki või ma arvan, et see miski, mis on minu jaoks oluline, on minu jaoks kättesaamatu. Ühesõnaga, mul on puudu millestki, mida sul on palju. Olgu tegemist kas siis raha või tunnustuse, tähelepanu, ilusate asjade, tavaliselt siiski. Me oleme kadedad pinnapealselt. Kadeduse puhul on hästi oluline mõista seda, et kadedus on pinnapealne. Ja kadedus ei süvene sellesse, mis meid eristab, kadedus ei süvene sellesse, mis on erinev taustalugu, millised on teise inimese võib-olla mingisugused hüved, mida on ta arendanud, mida ta on kogenud, kadedus on alati pinnapealne, ma olen nagu sina ja see on ebaõiglane, et sul läheb paremini. Hästi tihti on seal taustal ka see siuke tunne, et aga tegelikult peaksin mina olema see, kes võidab. Sellepärast, et mina ju näen, kui palju mina olen selle nimel pingutanud, aga kuna ma ei näe, kui palju sina selle nimel oled tööd teinud, siis mulle tundub, et sul lihtsalt vedas. Ja kadeduse perspektiivist vaadeldes tundubki alati niimoodi, et teistel lihtsalt veab ja minu suur ja raske töö alati jääb tähelepanuta. Ohvrimeelsus missugune. Niisiis, ma olen nagu sina ja sul on midagi, mida mul on vähe või mis mul on puudu. Nüüd lisaks sellele, et ma saaksin tunda kadedust, ma pean enda sees tundma, et ma ei ole ise võimeline saavutama seda. Nüüd,
kui ma olen nagu sina, sul on midagi, mida mul ei ole ja midagi sellist, mida mul ei ole, mida ma hindan ja väärtustan, ehk siis tegelikult taaskord kadedus ka sedapidi, kui me hakkame ka sedapidi seda jupiti lahti võtma, toob nähtavale meile selle, mida me hindame ja väärtustame, aga mida me väga tihti ei teadvusta või mida siis on võib-olla mingi sotsiaalsete normide või esivanemate väärtuste põhimõtete kohaselt valeks tehtud. Ma saan olla kade ainult siis, kui see miski, mis sul on miski, mida mina pean enda jaoks oluliseks ja väärtuslikuks. Iseasi on nüüd see, kas ma teadvustan seda või mitte. Seesama auto näide. Ma ei kadesta seda, et sul on äge auto, siis kui minu jaoks auto on lihtsalt üks mõttetu tarbeese, nagu suva punktist A punkti B on ju. Küll aga, kui näiteks sina pälvid väga palju tähelepanu ja minu jaoks on väline validatsioon oluline, olen ma teiega kade küll. Ehk siis, me oleme samalaadsed, mul on millestki puudus ja puudus on mul millestki, mida mina pean enda jaoks oluliseks, aga väga tihti, mida ma endale ei luba ja ei luba endale ka vähemalt uskuda seda, et see on minu jaoks võimalik või et mina suudan ka selle saavutada. Väga tihti on siin taustal ka selline sügavam puudus, ehk siis tunne, et kõigile ei jätku. Kasutan mingit hästi lihtsat näidet, et oletame, et me töötame sinuga samas valdkonnas, oletame, et me mõlemad tegutseme Eestis, oletame, et meil taustal on uskumus, et Eesti on väike konnatikk, oletame, et me mõlemad usume, et kõigile kliente ei jätku. Nüüd, kui mul on kliente ja sul on kliente, meil mõlemal läheb väga hästi ja kalender on täis, siis me ei ole teineteise peale kadedad. Oletame, et meil on ka nagu sarnane sissetulek ja meil on päriselt mõlemal on hästi, me tõenäoliselt ei ole teineteise peale kadedad. Vähemalt sinnamaani, kuni võib-olla keegi pälvib mingit suuremat tähelepanu tunnustust või mida iganes. Nüüd, kui me töötame samas valdkonnas ja sul on palju kliente ja mul ei ole kliente ja mul on taustal uskumus, et kõigile ei jätku ja et kui sina mõne kliendi saad, siis see tähendab seda, et mina jään kliendist ilma ja kui ma jään kliendist ilma, siis ma jään rahast ilma ja raha kõigile ei jätku ja seda on ka nagu piiratud koguses ja see liigub ainult läbi sellisel moel läbi klientide, siis enne imet. Ja nüüd, kui mul juhtumisi peaks veel tekkima rahast puudus, siis seda kadedam olema sinu peale, kui sul on kliente, sellepärast et siis mul on veel tunne, et sa oled mult midagi ära ka võtnud, mis tegelikult kuulub õigusega mulle. Ja siis ma pinnapealselt vaatan kõrvalt seda, et aga come on, nagu sa ei ole millegi poolest ju parem kui mina. See on totaalselt ebaõiglane, et sul läheb nii hästi ja sul on nii palju kliente ja mul ei ole. Ja siis ma ütlengi, et sul on vedanud ja mul lihtsalt ei ole. Nüüd, kui ma näiteks, kasutame sama näidet, on ju, oletame, et sul on palju kliente ja mul ei ole üldse kliente, oletame, et sul on palju raha ja mul ei ole üldse raha, aga ma usun endasse ja ma usun enda võimesse ja ma ei hakka nüüd ütlema lihtsalt, et me oleme nagu mõlemad samasugused ja sul lihtsalt vedas, vaid ma pööran tähelepanu selle, et mille poolest me erineme, mida sa teed sina teisiti ja ma ei hakka sind kopeerima, ma ei hakka sind mudeldama, vaid ma saan aru, et okei, aga see, et sul on palju kliente selles valdkonnas tähendab seda, et selles valdkonnas võib olla palju kliente ja et mul võib ka selles valdkonnas olla palju kliente, siis ma hakkan otsima viise lahendusi selleks, et jõuda rohkemate inimesteni või saada rohkem kliente, on ju. Või siis saada vähem kliente ja küsida nende eest rohkem raha. Mis iganes on see, mille peale ma kade olen. Tavaliselt taaskord ei ole ma ju kade mitte selle peale, et sul on lihtsalt rohkem kliente, vaid tõenäoliselt olen ma kade selle peale, et sul läheb majanduslikult, kas siis paremini kui minul, oleneb, mis see puudus seal taga on ju, või siis hoopiski sellepärast, et sa saad võib-olla rohkem välist tunnustust ja heakskiitu kui mina. Mis tähendabki seda, et kui nüüd hakata kadedust sellisel moel lahti võtma, siis on võimalik lahti ühendada enda sees see erakordselt reaktiivne toksiline jada. Sellepärast, et nii kui mina olen kade selle peale, et sul läheb lihtsalt paremini kui minul, siis ega ma mitte midagi ei tee selleks, et enda elukvaliteeti parandada või ise selles valdkonnas kuhugi paremasse kohta jõuda. Ma hakkan pigem õõnestama sind, kogu mu tähelepanu nihkub sinule ja ma pigem hakkan kas siis sulle kaikaid kodaratesse loopima, kui ma olen sulle lähedane inimene, ma võin hakata sulle kehva nõu andma, ma võin hakata tegema tetsusid nagu väikeseid salvavaid, mürgiseid kommentaare, et noh jah, kui kõigil vaid veaks nii nagu sinul. Sellepärast, et alati kadeduses me tühistame teiste pingutust, teiste teekonda ja samas me nagu ülehindame kuidagi nagu enda töö suurust ja enda panuse suurust. No, et mina olen nii palju selle nimel pingutanud ja seda keegi hinda ei näe ja siis teisel näed lihtsalt vedas, lihtsalt tuli kodunud välja värki. Me ei näe
seda, mis seal sügavamal taustal toimub ja me ei näe ka seda, mis eristab meid võib-olla mingitest teistest inimestest, kes mingis valdkonnas edenevad. Väga võimalik, et need inimesed on selles valdkonnas olnud kümneid aastaid, võib-olla nad on harjutanud ööd ja päevad midagi. Samamoodi on ülilihtne istuda ja tugitoolis ja vaadata telekast, kuidas, ma ei tea, sportlased olümpial kaotavad või ebaõnnestuvad ja siis nagu, või noh, siis öelda, et mis see ikka ära ei ole, näed, nüüd sai mingi medali ja mingisuguse raha selle eest, et jooksis kõige kiiremini 100 meetrit. Aga seda on ülilihtne ju, mis see ikka ära ei ole, jooksis kiiresti. Aga keegi ei näe seda, kui palju see inimene, kes siis kusagil olümpial kiiresti 100 meetrit läbib, on pidanud ohverdama igasuguseid muid asju, kui palju ta on selle nimel tööd teinud, mis on olnud tegelikult selle saavutuse või selle tähelennude, selle hetke hind tema jaoks. Nüüd seesama inimene, kes on lihtsalt siuke nagu kadestab, et tahaks ka või nii on ka ja sotsiaalmeedia on selle muutnud meil täna nii lihtsaks ja nii mugavaks. Me näeme ainult seda, mida meile näidatakse, me muutume üha pinnapealsemaks, üha pealiskaudsemaks, kõik muudkui trigerdavad kusagil, küll oleks hea, kui saaks kõik need triggerid lihtsalt ära panna, suruda kõik teised inimesed ka samasse mugavasse kasti, aga sellest kohast ei sünni mingit arengut. Me loome tegelikult niimoodi aina rohkem seda sükest vagurat talupojalikku meelestatust, millest juba Nietzsche kunagi rääkis ja ma olen täiesti kindel, et Nietzsche ei ole esimene, kes sellest rääkis ja ma ei ole kindlasti viimane, kes ka sellest räägib. Nüüd, mis on siis kogu selle asja juures oluline, on see, et kadedusest tervenemise teekond on isiklik vastutus ja kadedusalt kõigepealt tuleb kätte saada see kurbus, seda tuleb lubada endal tunda ja kogeda, seda tuleb aktsepteerida, oli mis oli. Ja ütlengi jah sellele, kuhu ma sündisin, millised kaardid mulle kätte jagati, milline mu teekond on olnud. Siis on hästi oluline hakata teadlikult märkama, kus, kelle vastu, millal sa tunned kadedust. On oluline seda emotsiooni endale tunnistada, mitte eitada, mitte süüdistada, mitte häbistada, mitte alla suruda. See tähendab seda, et sa pead minema kõigile kuulutama, et sa kade oled. Kuigi mina olen väga paljudele enda inspireerivatele tuttavatele väga tihti öelnud, et ma olen nii positiivselt kade su peale. Läks palju aastaid enne, kui ma hakkasin nagu nimetama seda imetlusena. Ja ma olen aru saanud, et on väga palju inimesi, keda ma saan imetleda, ilma tahtmata üldse seda, mis neil on. Ma imetlen seda, kuidas nad julgevad teha mingeid samme, kuidas nad julgevad pea eest tundmatusse hüpata, kuidas nad julgevad avalikult väljendada enda vaatenurkasid. Ma olen aru saanud, mida ma nende inimeste puhul imetlen ja ma olen saanud aru, et minu tee ei ole selline, aga kui ma seda imetlen, siis järelikult see on miski, mida tahan mina ka teha, aga teha omal moel. No ja siis teatud mõttes kõik need samad inimesed, keda me imetleme ja kadedusimetlus minu jaoks vähemalt on sama skaala erinevad äärmused. Need on ka need inimesed, kes saavad tegelikult innustada meid endid välja astuma ja tegema neid ebamugavaid samme, aga meile omasel moel, meile omases valdkonnas. Väga paljud inimesed, kes on nagu mitte millestki teinud midagi väga suurt või kes on avaldanud hästi suurt mõju meil Eestis keskkonnale, teistele inimestele, inimesed, keda mina imetlen, väga paljuski toimetavad hoopis teises valdkonnas ja ma ei imetle neid niimoodi nagu, et tahaks ka olla nagu sina, vaid et nagu vau, nii äge, et sa seda teed ja sa teatud mõttes sellega julgustad meid kõiki, sa nagu teatud mõttes nagu näitab meile kõigile, et vaata, mis veel on võimalik. Ehk siis näed, kui palju siin on võimalik mängida selle suhtumisega. Ma kas kadestan sind ja ütlen, et nagu kuradi sitapea sul on nagu elus vedanud ja et sa murraksid kõik oma jalaluud ja kukuksid samasse musta auku nagu mina. Või siis mul on võimalik aru saada, et vau, aga kui sina said sellest august niimoodi välja, kui sul on võimalik, ma ei tea, sellega edu saavutada, see tähendab seda, et kõik on võimalik, mis tähendab seda, et minu jaoks on ka väga paljud asjad võimalikud. Ja see kõik muutub võimalikuks ainult siis, kui paralleelselt kõige sellega, mida ma olen sulle nüüd juba ootamatult üle 40 minuti rääkinud, sa hakkad tegema tööd tegelikult ka enda minapildiga. Ja lõpetad ära iseenda tühistamise ja madaldamise. Sul on vaja hakata rääkima endale teistsuguseid lugusid. Mul on üks mantra, mida ma kogu aeg iseendale meelde tuletan ja see nüüd on see siuke üksi elamise, iseenda distsiplineerimise, iseenda joonel hoidmise, üksikettevõtja olemise
suur hüve või siis ka suurim arengukoht. Et tuleb iseennast distsiplineerida, tuleb iseennast motiveerida, tuleb iseennast inspireerida, tuleb iseennast korrale kutsuda, tuleb iseenda puhul teostada järelevalvet, kvaliteedikontrolli ja kõiki muid asju. Aga ma olen hästi tihti hakanud endale korrutama seda, et ma saan, ma suudan ja ma teen. Ja eriti nendes kohtades, kus tahaks kukkuda ka mingisse haledasse loosse või kus nagu asjad ei lähe nii, nagu ma tahaks, kus asjad venivad, kus elu viskab justkui kaikad kodaratesse, kus on nagu tuleb mingi väga suure ringiga minna. Ma saan, ma suudan ja ma teen. Ja ma ei ütle, et ma teen seda täna, ma ei ütle, et ma teen seda homme, ma ei ütle, kuidas ma täpselt seda teen, aga ma saan, ma suudan ja ma teen. Ja väga võimalik, et see võib aidata ka sind, sest et mina olin kunagi see laps, kes ei saanud seda, mis ta tahtis. Ja keda väga palju madaldati ja pisendati, et kes oled sina ja elu on sulle, sul on selline saatus ja sa pead sellist elu elama. Ja ma olen selle kallal väga palju tööd teinud ja ma tunnen, et nagu metsikult palju tööd on veel ees. Aga ma näen sisemisi edusamme ja eks elu on näidanud ka mitmeid väliseid edusamme. Aga ma tahan öelda seda, et üks asi on teha varjutööd, üks asi on välja kaevata iha jada juppideks lahti võtta. Aga ülioluline on sul hakata teadvustama ka seda, kuidas sa räägid iseendaga, mida sa enda puhul võimalikuks pead, milliseid lugusid sa endale kinnitad. Ja see on ka see üks nendest põhjustest, miks ma nii palju muud ei tee, kui ainult nagu kogu aeg korrutan ja vatran ja räägin nendest minapillist ja alateadlikest seostest. Ja räägin sellest, et ainult afirmatsioonidest ei piisa ja et see ei ole midagi, mida sa nagu kusagil vaakumis ühe nädalavahetusega ära lahendad või ära teed. See on teekond. Ja see teekond algab alati otsusest. Ja juba otsusega võtad sa tegelikult vastutuse ja sa tõstad selle kontrollkeskme enda sisse. Kui kadedus ja armukadedus on nagu mingid asjad, millest sa tahad, et ma räägiksin rohkem, siis anna mulle sellest märku. Ja kui sa tunned, et see selline kadedus on miski, mis on sind palju mõjutanud nii emotsioonina kui siis ka tagajärgede tasandil, ehk siis sa oled kokku puutunud teiste inimeste kadedusega, see on sulle väga palju kannatusi põhjustanud ja sa täna tunned ära selle, et see kuidagimoodi piirab sind ja sunnib sind ennast tagasi hoidma, ennast saboteerima, ennast kusagil pisendama, madaldama, et mitte siis teistele ebamugavust põhjustada ja nende kadeduse ohvriks saada, siis vaata, ma lisasin siia alla sulle paar sellist linki, millest võib sul kasu olla ja muuhulgas ka ühe võimaluse minuga üks selline individuaalne teekond läbi teha. Igal juhul oleks äge kuulda sinu mõtteid ja väga-väga loodan, et kui ka miski, mida ma siin sulle jagasin, vajutas mingid nupud punasesse või trigerdas sind, siis sa julged seda kasutada edasiviiva jõuna. Kätte saada sealt alt kas või see julgus, et kui sa absoluutselt ei nõustu minuga kõiges selles, mida ma räägin, et siis võib-olla see innustab sind enda vaatenurkasid, enda lähenemist, enda tarkust, enda kogemust julgemalt jagama. Aitäh sulle!